Suvel Londonis toimuvad olümpiamängud ei too kaasa üksnes ootusärevust ja suuri spordielamusi, vaid tekitavad kohalikele elanikele päris suurt peavalu. Suurimaks mureks on transpordi ülerahvastatus. Paljud Londonis tegutsevad ettevõtted korraldavad seetõttu ümber tööajad ja pakuvad teisi võimalusi inimrohkusest põhjustatud ebameeldivuste vältimiseks. Eestlanna Evelin töötab investeerimispangas ja tema ettevõtte plaanib tavalises tööelus olümpiamängude ajaks mitmeid muudatusi. Meie firma on välja pakkunud kodus töötamise võimaluse, et me saame töö juurest kodus tööarvutisse sisse logida. Ja ka on firma avanud ajutise kontori linnast väljas. Evelin ütleb, et tema kavatseb kodus töötamisvõimalust kasutada, sest muidu peaks ta koju minekuks varuma umbes 2 tundi. Kodus saavad mängude ajal töötada ka paljud riigiametnikud. Teine pangas töötav eestlanna Krista Raag räägib, et nende ettevõtte alustas olümpiamängudeks valmistumist juba 2 aastat tagasi. Eestlanna selgitab, et tema leivaisa kavatseb näiteks muuta tööaega nii, et saabumine ja lahkumine ei jääks tipptunnile. Mõned ettevõtjad pakuvad välja ka öösel töötamise ja andmeteenuste osutaja Interaction eelistab lausa, et personal töö juures ööbiks ning hankis selleks puhuks magamiseks erilised kapslid. Paljud tööandjad on lubanud oma firmadesse paigaldada ka olümpiamängude ajaks televiisorid, sest kardetakse, et muidu võtavad liiga paljud inimesed mängude vaatamiseks haiguslehed. Suur spordisündmus mõjutab isegi praktikante. Kuna korteri hinnad on väga kalliks läinud selle olümpiaga seoses, siis kartuses, et mõni praktikant ei taha tulla, ei taha seda maksta, siis suuremad firmad lihtsalt piiravad korteri meile, et nad on väga agarad. Mattias majutati ülikooli ühiselamusse. Lisaks lõpetatakse tema praktika olümpia pärast varem. Teenindusvaldkonnas leiba teenivad eestlased räägivad, et nende tööpäevad tehakse olümpia ajal hoopis pikemaks. IP-klubi kassiir Kadri selgitab, et otseselt tema tööpäev suure spordisündmuse ajal ei muutu, aga kindlasti on see periood tavalisest raskem. Nii palju kui vähegi võimalik, inimesed lähevad ära, et võib-olla siis jäävad ainult nendeks päevadeks, kui neil on piletid ostetud. Inimesed üritavad nagu kõik linnast väljapoole nagu minna, eestlasi ka nii palju, kui me nagu community's nagu lävin, siis väga paljud lähevad suveks ära Eestisse. Samas leidub ka neid Maarjamaalt pärit töömesilasi, kel suursündmuse ajal on hoopis vähem tööd. Võib-olla on tööd vähem, kuna meie patsiendid tulevad üle terve maailma. Keegi väga ei taha tegelikult olümpia ajal tulla, kuna hotellid on kallimad. Ma arvan, et kui üldse, siis on rahulikum tööl.